enige zakhouder heeft het al te vaak dit seizoen in de slotfase nog uit handen gegeven. Kijken naar Guilherme. Ja, die ging wel lekker binnen. En zo is dat foutje helemaal rechtgezet. Guilherme Smith in minuut 2. David, Schoofs, Guilherme. Je complique la tâche là. Et c'est dévié, c'est but! C'est incroyable. Il tombe de nulle part ce but pour l'Union. C'est incroyable. Qui égalise à l'entrée du dernier quart d'heure. Il doit y aller en un contre un. Et là il centre. Et là du coup, c'est un but d'un attaquant qui est très heureux de cette Zenelli. Guilherme Smith pour un nouveau centre. Bien voilà, il a été annoncé il y a 5 secondes à peine. Et finalement c'est le centre, je pense que personne n'a touché ensuite de Guilherme Smith. Ils ne tiendront pas les tridonnaires. Guilherme. Très bien contre un. Oh, ça passe. On parlait d'exploit technique. Ça en peut être un, mais il n'y a pas de finition du côté de Zorgan. C'est quand même contré surtout. Elle est donc parfaite pour Guilherme qui peut provoquer. Guilherme encore, qui attire, frappe, oh la but 3-0. Guilherme Silva siin uuesti keskele jõudnud on ja paneb Petmansoni korralikult istukile ja konksutab Tammeka meeste vahel pikalt ja tuleb rikošetist kolmas värav Kaljule ära. See on nüüd täielik riietusruumi tavamus, mille 44. minutil Kalju Tammekale kaasa paneb ja Guilherme Silval on nägu nalja täis ja korralikult tantsusammu näidata saab. Aga väga pikalt ja väga kaua sai mees seal tribla. Mängib nüüd sinna Silvale paremale. Oi, see on ohtlik, kui nii palju vaba ruumi sellel mehel ees on. Tõuge vastu, võtab sinna paremale poole ja Volti kaudu ja 2-0. Ohtlik see on. Ja 6. värav. Kõrrele sai selle palli sealt uuesti mängu ka koheselt panna ning oi, siit nüüd tehakse juba rahvale, kui Lerme tuleb, võtab ette ja siit on võimalik minna otsima ikka konks ja löögikoht ka ja siit pannakse taas see värav sahisema, nüüd on numbrid juba tablool 5-0 ja see finaali pilet. Edu on praegult lõppenud sellega, et Kalju tuleb 3-2 rünnakule ja siit on võimalik teha, kui Lerme võtab ette ka ja paneb seda taha posti ära. Täielikult minu sõnade vastu näitab seda, miks ta siin täna üks kõige teravama jalaga mängumehi on. Seal lastakse tants ka lahti ja ühtlasi sisse kerib pall, seda võrd madalalt, et seal mängumeest jätkata ei saanud, kui Lerme hoiab hästi ja Sihile ka ja siis tuleb esimene ära.
rünnaku ära ja Kaasel nüüd võimalus palliga hästi tegutseda. Ai, no siit pannakse 9, seal lastakse veel saluut ka peale ära. Kui Lerme vajutab siukse palli sinna taha. Maaja ilmub minna. Ja Allau talle vastu astub, aga Lerme läheb väga peene nõksuga mööda, keerab veel Kalevi mängeid, Sõlme pall on seal lahtiselt tagapostis ja lööb Kalju 4. värava ära. Kalju veel oma 6. väravat ka jahtimas on. Ta tuleb siit viiekasti joone suunas, päästakse löögile ja Kalju lõpetab selle. Kalju on lõpetamas seda mängu ikkagi uuesti. Ja varran avavärav on ka kindlasti miski, mida nad aktiivselt noolivad. Lermel peale löök ja see maandub väravas. 7. minutil saab Kalju esimese tabamuse kätte. Pall paremale äärele, hea sööt. Lerme taas 1-1 ette võtmas, saab sealt mööda ka Senderduse. Karistusalasse tuleb löök ja Ivanov 4. minuti lõpus Nikita Ivanov viib Kalju kiirelt 1-0. Kuidas asjad tegelikult on? Nüüd sai Kalju palli tagasi ja ohtlik löök! Ja 1-0 55. minutil Lerme. Tänase mängu kahtlemata üks silmapaistvaid mehi olnud siiani ja üllatab Evert Grünwaldi. Ja läheb, nagu räägitud sai, ei lähenud paremal. Ütleme, särginumbrid üleüldse mehi näha on päris raske. Lerme jälle tuleb eest läbi. Ja no siin on natukene seda lõhna. Siin oli kohe seda lõhna, et millal see värav ära lüüakse. 4 minutit ja asi on purgis. Vigastusega väljas, vaatame selle olukorra ära. Lerme pääseb jooksu, 1-1 olukord. Lerme lööb ja lööbki 1-0. Nõmme Kalju ette 18. minutile. Kokku ja Ivanovile nüüd juba. Lermel taas päris palju ruumi. Konksutab, tuleb ise löök ja tulebki väravasse löök. Lerme 16. minutil 3-0. Oi, kui kiiresti käiva. Väga hea võimalus oli siit Kaljul oma teine lüüa. Nüüd Lerme ja Saar oma vahel. Taaskord Senderdus tuleb kasti. Kask saab löögi. Kalju mänguplaanis tundub olevat see teadlik valik, et pall Lermele sealt järjekordne sööt karistusalasse. Ohtlik olukord, tuleb löök ja tuleb. Samamoodi oma jõulisusega seal ees. Möllamus on vaatama selle olukorra ära. Kalju murdub karistusalasse ja tuleb siit pall värava ette ka pääseb. Teiste, siin ütleme Levadia ja, mitte Levadia, vaid Flora ja Paidega ollakse nagu selles mõttes. Siht ja vasaku! Ja Timisaania. Milline? Paremale ja ikka saab mööda. Tuleb karistusala tagant lööb. Ümber keerata. Ja nüüd on võimalik siin Da Silva skoori teha. Ja seis on 3-0. Ja kõik hakkab keskväljalt ühest väiksest eksimusest ja nüüd on Maarin sööduandja. No siin jah, et selles... Hästi nüüd jätkub kasti. Värava ette pall, seal on nüüd olemas Lerme ja lööb siit ära 2-2. 71. minutil juba tundus, et mängib nagu Ja praegu integreeritakse jälle vastase karistale juures. 2-0. Oi, kui jääb Lerme, kas siin on 2-2? Ja on 2-2, Lerme paneb palli võrku. Ei saa Alex Mattias Tammega need Nõmme Unitedi kaitsed hakkama. Tammelt supersööt ja siit on 2-0. Lerme virrutab selle palli võrku. Ja Nõmme Kalju. Ta pall värava all ja pall